Tere tulemast Elamumessi stuudiosse. Mina olen Olesja Sõue, Elamumessi turundus- ja kommunikatsioonipartner. Tere, Mark! Tere, Olesja! Tänan kutsumast. Räägi meile, kust sa tuled, mis ettevõtted sa esindad? Mina esindan siin Elamumessil Jungi Saksa pereettevõtte firma Jung ja firma Jung tegeleb lülitite pistikupesade ka erinevate tehniliste seadmete tootmisega. Ja pakume siin Elamumessil päris palju huvitavaid lahendusi alates tavalülititest pistikupesadest kuni targa maja viimase sõna tehnoloogiani. Ja Jung, kuna tegeleb mitte ainult lülitite pistikupesade tootmisega ja samas siin Elamumessil olles, kui mina sain ennem teada, siin pakutakse kaasaegseid maju ja mis on siis tulevikku suunatud, siis mina tegin sellise otsuse, et ma pean tingimata ka siin olema. Kuna Jung just on see ettevõte, mis pakub hästi palju innovatiivseid lahendusi, mis tänase päevaga kindlasti on hästi nõudlikult, aga samal tegeleme isegi tulevikku suunatud ja võib-olla tegeleme juba täna, aga homse tehnoloogiatega. Nii et kui peaks ühe lausega kokku võtma, et mis teie tooteid siis teistest eristab? No tegelikult alustame sellest, et kuna Jung on Saksa pereettevõtte ja meie siis ütleme Made in Germany sõna ei ole puhtalt reklaami sõna, sest kogu meie toodang on siiamaani ikkagi siis Saksamaale säilinud. Ja see tähendabki kõigepealt, me pakume kvaliteeti. Koos kvaliteediga pakume siis erinevaid disainlüliteid, mis valmistatud erinevatest materjalidest, kus kasutatud erinevaid värvitoone ja kindlasti siis erinevaid ka tehnoloogilisi asju, mis sobivad absoluutselt kaasaegsete eramutes, absoluutselt igal pool. Ja me saame kohandada isegi meie oma tehnoloogiat ka teiste tehnoloogiatega, mis saavad omavahel ka suhelda. Ja antud lahendust ma usun küll, et paljud ei paku. Tavaliselt siis, kui majad valmis saavad, siis paremata jäävad liistud ja kuidas siis lülititega lood on, et kas Elamumessi majades on kõik paigas? No ega mitte igal pool muidu, kui me saime alles kahjuks hiljuti sellest teada, et selline huvitav projekt siin Tallinna külje all olemas. Enne ma kahjuks sellest projektist ei ole midagi kuulnudki. Ja tänase hetke seisuga me küll räägime siis tuleviku majadest, kus võiks juba Jung olla. Et see on tõsi. Aga tänase hetke seisuga muidu kõik huvilised ja kõik messikülastajad võivad siis meie A-telki siis külastada, kus Jungi ilus, ma arvan, et ilus stand. On ilus, aitäh, et kus on täitsa väljas ja igaüks saab vaadata endale siis huvitavaid asju nii disaini kui ka tehnoloogia osast. Et see ongi väga tähtis lugu meie jaoks, kuna pakume nii disaini kui ka tehnoloogilisi asju. Ja tegelikult see on meie jaoks kaks lähtumata osa, mis absoluutselt kehtib ja annabki tegelikult võimalust tellijale paralleelselt tegutseda kas elektriprojektiga või siis sisekujundusega tellides vastavalt siis endale sisearhitekti, kus tegelikult
need on kaks eraldi valdkonda, ei pruugi omavahel isegi suhelda, aga lõpptulemus tuleb ikkagi siis hea, kuna meie jaoks on neid kaks absoluutselt lähtumatu osa, on disain ja tehnoloogia. Kas sina oled jõudnud ka siin juba majades ringi vaadata natuke? Kahjuks veel ei ole, kuna siis üsna tihe tööpäev oli eile, sain alles õhtupoole natukene siis jalutada elamumessi poole ja sain külastada ainult kui siis tehasemaja, aga kui meil on siis, ütleme, 9 päeva veel on ju, siis iga päevaga, kui ma jõuan ühe või teise maja juures, ilmselt messi lõpuks saan kõik ikkagi siis juba vaadata. Aga esmamulje pealt, miks inimesed peaks siis elamumessile tulema? Sellepärast, et see on selline ainulaadne mess üldse Eestis, mille ma ei ole üldse ennem kokku puutunud. Ja tegelikult, kui mina oleks see inimene, kes otsiks endale maja, mida ma kavatsen ehitada alles just praegu, siis see on väga hea koht selle jaoks, sellepärast, et siin saab vaadata erinevaid arhitektuuriprojekte, saab vaadata reaalselt, külastada neid maju, vaadata erinevaid materjale, tutvuda ka samas arhitektidega, sisearhitektidega, kes antud majades praegu ka täitsa olemas ja see on nii hea võimalus, et saada kogu informatsiooni kohe ja ühest kohast. Aga siis, kui mul ei ole vaja maja ehitada, kas mul on siia ikka asja ka? Kui täna ei ole, aga võib-olla homme tekib see mõte ja täna siis kogu info juba võimalik saada sellest unikaalsest kohast golfikülast, kus on hästi palju, tõesti võivad tekkida ideesid ja tegelikult see koht on absoluutselt unikaalne selles mõttes, et me oleme osalenud erinevatel üritustel ja erinevatel messidel ja kindlasti antud mess erineb traditsiooniliste messidega, mis me oleme tegelikult kokku puutunud tavaliselt osalemisel. Nii et kohe kindlasti tulge siit läbi, saab hästi palju põnevaid asju oma silmaga näha nii telkides kui ka majades. Ootame